Eesti Kunstimuuseum tutvustas täna alanud aasta plaane ja oi, need tõotavad väga suured tulla, sellepärast et Kumu peab sel aastal ka 20. sünnipäeva. Pidustused algavad juba veebruari keskel, kes aga nii kaua oodata ei jaksa, siis viimased päevad on avatud ka Anna-Stiina Treumundi näitus Kuidas ära tunda lesbit. Kumu alustab 13. oma suure peo ja näitusega, mis on siis Galatea triumf ja kunsttehisaru ajastul. Ja nagu kuraator on öelnud, et ja see on väga selline, väga kumulik, sellepärast et jälle, kui me alustasime, siis Kumul olid ka mitu väga olulist näitust uutest tehnoloogiatest. Ja kogu see IT-maailm, mis siis oli, et sellist tehisaru veel sel hetkel ei olnud. On küsimus, nagu kuraator mulle ütles, ma küsisin ta käest mõni päev tagasi, mis siis tegelikult on. Ütles, et see ei ole mingi AI näitus, see on näitus inimesest. Kuidas inimene saab hakkama AI ajastul. Aga mis see selline võib-olla tõeline hitt võiks olla, mis on siis aastal 2026 meid ees ootamas? No ma arvan, et see näitus on ikkagi väga tõsine ja väga rahvusvaheline näitus. Et see on kindlasti üks hittideks. Ja teine, mida ma välja toon, on Kristi Kongi isiknäitus, mis peaks olema ikka väga efektne, kuna terve saal on tema maal. Ühesõnaga, ta kasutab seal ruumi, mis tal on, need 3 komponenti, ruum, valgus, värv, eks, või vastupidi. See 3. suur näitus on neil emaduse näitus, mis on ühtepidi, kuidas ma ei oskagi öelda, see on nii tõsine teema, et sest on nii palju räägitud praegu, ja palju kunstnikud tegelevad sellega, nii et see on siis selline võib-olla tõsisem näitus, mitte teised ei oleks, need kõik 3 on erakordselt sellised tõsised, neil on oma nišid, aga nad on ka kõigile inimestele ikkagi mõeldud, et eks me elame kõik ühes väikeses maailmas, ühe väiksemaks see läheb. Kui Eesti Kunstimuuseumide alanud aasta näituse plaanidest jagub väljapanekuid igale maitsele, alustades Mikkeli muuseumi ainulaadse erakogu näitusest Delfti sinine keraamilised aarded erakogust, kuni Niguliste muuseumi näituse tuurini Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi, siis Kumu jaoks on ees ootamas ka üks märgiline verstapost. Nii uskumatu, kui see ei ole, et 2006, 17. veebruar Kumu avati ja sellest saab nüüd 20 aastat. No öelge, mis siis linnarahvast ees ootab, suur pidu? Ja me küll loodame, et tuleb linna kuumim pidu 13. veebruaril, et see on seotud kohe näituse avamisega. See näitus on Galatea triumf või ta tegeleb siis kunstiga tehisintellekti ajastul. Ta on ka tehnoloogiline kunst, aga muidugi läheb üle peoks näituse avamine ja pidu on ikkagi muusika ja DJ-dega ja selline läbi ööüritus. No ega see pidu ei ole ju ainult veebruarikuuses, et terve selle aasta vältel te tähistate seda juubelit. Ja, et me eriti, kindlasti üritused on läbi aasta ja võib-olla see kõige selline huvitavam ja värvikam periood ongi suvel, et me katsume ka kindlasti, et Kumu õu oleks võib-olla rohkem erinevatele üritustele avatud, kui ta tavaliselt on. Ja me teeme ka hoovifestivali, mis toimub siis 29. augustil. Aga võib-olla ka kogu meie näituste programm ongi kõige enam see juubeli tähistamine. Aga on midagi uut ka, millega te võib-olla just sellel aastal alustate? No võib-olla see pidu, see Kumu niisugune suur pidu 13. veebruaril on see, mida me ei ole enne niimoodi teinud ja teeme seda just siin samas vestibüülis ja võib-olla kõige toredam ongi, mis me oleme selleks 20. aastaks endale publikule teinud on, et see Kumu vestibüül, et ka juba maja on 20 aastat vana, et me oleme siis uuendanud oma aatriumi või vestibüüli, et siin on uued garderoobid, tualetid, kassa, istumisvõimalused, et Kumu on ehk palju niisugune õdusam ja tänapäevasem, kui ta oli seda veel eelmisel aastal.